Tere, mina olen Irene Lipatova, Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna peaspetsialist ja täna räägime sellest, kuidas maksustatakse sotsiaalmaksuga töötasu juhul, kui Eesti tööandja võtab tööle inimest väljaspool Eestit ehk välisriigist ja see töötaja on maksustamise mõttes Eestis mitte resident. Eelkõige mõned tähelepanekud, et raamatupidajad, personalitöötajad või muud Eesti tööandja töötajad, kes tegelevad töötajate vormistamisega ja maksustamisega, peavad teadma ja meeles pidama selleks, et ennetada tulevikus tõsiseid probleeme ja arusaamatusi ja maksta siis makse õiges riigis. Eelkõige sotsiaalmaksuga maksustamise reeglid võivad erineda tulumaksuga maksustamise reeglitest ja piiriülisel maksustamisel võib töötasu olla Eestis maksustatav nii tulu kui ka sotsiaalmaksuga või ainult tulumaksuga või ainult sotsiaalmaksuga. Seoses sellega maksudeklaratsioonil TSD ongi ette nähtud nende töötasu väljamakseliikide jaoks erinevad koodid. Et tuleb kindlasti jälgida, kas see töötasu on ikka nii tulu kui ka sotsiaalmaksuga maksustatav. Teiseks, tööandjal on väga tähtis roll sotsiaalmaksuga maksustamise aspektis. Eestis on sotsiaalmaks täielik tööandja maksukohustus, ehk töötaja iseenda eest sotsiaalmaksu maksta ei saa. Näiteks kui aasta jooksul tulumaks ei ole töötaja töötasul õieti kinni peetud, siis töötajal on võimalus või isegi kohustus esitada aasta kohta, oma tulude kohta tuludeklaratsiooni ja seal toimub lõplik ümberarvestus, töötaja kas saab tagasi või maksab juurde tulumaksu. Sotsiaalmaksuga kahjuks niimoodi teha ei saa, tööandja peab valesti täidetud maksudeklaratsiooni TSD parandada, juhul kui sotsiaalmaks on seal deklareeritud valesti ja tagantjärgi parandamisel võivad tekkida ka maksuintressid. Töötuskindlustus- ja kogumispensionimaksete tasumine on ka võimalik ainult töötasult kinnipidamise teel, seega tööandjal on väga tähtis ka nende maksete osas täita maksudeklaratsiooni TSD õieti. Ja lõppude lõpuks sotsiaalkindlustusmaksete tasumises õiges riigis sõltuvad töötaja sotsiaalkindlustushüvitised. See tähendab seda, et kui näiteks töötaja mingi tööandja vea tõttu ei saa õigel ajal ravikindlustust või töötuskindlustust ja lõppude lõpuks läheb pensionile või vormistab endale vanemahüvitist ja ka seal tekivad arusaamatused, siis vastutus on jällegi tööandjal, kes peab siis viima maksudeklaratsiooni TSD vastavusse seaduses sätestatud reeglitega. Nagu tulumaksuga maksustamisel on ka sotsiaalmaksuga maksustamisel, töötasu maksustamisel väga tähtis riik, kus toimub maksustamine. See, millises riigis, kas Eestis või teises riigis inimese töötasu maksustatakse sotsiaalmaksuga, oleneb sellest, millise riigi elanik on see välismaalasest töötaja ja kus ta töötab, kus on tema töökoht. Sellisel viisil võib neid jaotada nagu 3 grupiks. Esimene on
Eesti majanduspiirkonna liikmesriigi elanikud, kelle suhtes kohaldub Euroopa Liidu õigus. Ja maksustamine toimub niinimetatud kindlustajariigis. Teine grupp, Valgevene, Ukraina, Kanada ja Austraalia elanikud. Nende suhtes kohalduvad kahepoolsed sotsiaalkindlustuslepingud. Ja kolmas grupp on kolmanda riigi elanikud, kelle suhtes kohaldub Eesti sotsiaalmaksuseadus ja töötuskindlustuse seaduses, kuna nendele ei laene see Euroopa Liidu õigusega, nende riikidega ei ole sõlmitud kahepoolseid sotsiaalkindlustuslepinguid. Nüüd räägime eraldi nendest gruppidest. Euroopa Liidus kehtib sotsiaalkindlustusalane õigus, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega number 883 aastast 2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta. Selle määruse alusel määratakse kindlaks, millises liikmesriigis peab töötaja olema sotsiaalselt kindlustatud. Seda riiki nimetatakse kindlustajariigiks ja sealhulgas kindlustajariigis makstakse selle töötaja sotsiaalkindlustusmaksed. Euroopa Liidu õiguses kehtib töökohariigi põhimõte. Selle määruse reeglite kohaselt töötaja peab olema üheaegselt kindlustatud üksnes ühes liikmesriigis ning selleks riigiks on üldreeglina riik, kus isik töötab, olenemata tema elukohast ja tööandja asukohast. Selles töökohariigis tasutakse sotsiaalkindlustusmaksed. Näiteks, kui Eesti ülikool võtab töö või töövõtulepinguga tööle Läti elaniku, kelle töö tegemise koht asub Eestis ja see on tema ainuke töökoht, see tähendab seda, et töö tegemise kohariik on Eesti ja töötasu maksustatakse sotsiaalmaksuga Eestis. Kuna see lätlane on maksustamise mõttes mitteresident Eestis, siis deklareeritakse tema töötasu ja sellelt sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed TSD lisal 2. Siinjuures on väga oluline, kui töötaja töökoht on Eestis ja tema eest tuleb deklareerida ja maksta sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksed Eestis, siis välismaalasest töötajad tuleb kanda töötamise registrisse Eesti isikukoodiga. Seda põhjusel, et kui mitteresidendist töötaja eest maksab Eesti tööandja sotsiaalmaksu, siis tal on õigus ka Eestis ravikindlustusele. Ja Eesti Haigekassas ravikindlustus tekib ainult Eesti isikukoodi põhiselt. Nii et mingi sünniajaga või teise registrikoodiga ei saa maksudeklaratsioonil TSD lisal 2 seda isikut deklareerida selleks, et tal tekiks ka ravikindlustus Eestis. Nii, ja antud juhul, kui töö tegemise koht asub Eestis, siis kindlustajariik on Eesti, Eestis deklareeritakse sotsiaalmaksu, isik saab õigust ravipensioni ja töötuskindlustusele, aga kui me võtame niimoodi, et Eesti ülikool võtab töö või töövõtulepinguga tööle Läti elaniku, kelle töö tegemise koht asub tema elukohariigis Lätis, siis on kindlustajariigiks
Läti ja Eestis siis sotsiaalmaksu tema eest deklareerida ja tasuda ei tule. Siis on veel komistuskivi, et Eesti tööandjal, kellel tekib selle töötaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustus Lätis, siis tal tuleb uurida, missugusel tingimustel vastavad Läti seaduste järgi tuleb deklareerida ja maksta sotsiaalkindlustusmaksed Lätis. Antud juhul mingeid tõendeid ei ole vaja selle töökoha kohta, kui tegemist on ainuke töökohaga. Lihtsalt töölepingus või töövõtulepingus fikseeritakse, kus asub selle inimese töö tegemise koht. Aga sellest üldreeglist on olemas 2 erandit. Erandite puhul tegelevad kindlustajariigi määramisega liikmesriigide pädevad sotsiaalkindlustusasutused ja sellel slaidil on link, et kus asub nende Euroopa Liidu liikmesriikide sotsiaalkindlustusasutuste loetelu. Ja nüüd erandite tõendamiseks on vajalikud tõendid A1. Need erandid on esimene lähetus, et kui inimene töötab ühes liikmesriigis ühele tööandjale ja see tööandja lähetab ta ajutiselt kuni 8 aastaks teise liikmesriigi tööle, siis töötaja jääb kindlustatuks nimetatud lähetajariigis ja tööandja peab talle taotlema pädeva asutus vastava riigi pädeva asutuse käest vormi tõendi A1. Eestis on see Sotsiaalkindlustusamet. Teine erand põhireeglist, kui töö toimub samaaegselt 2 või mitmes riigis, siis töötaja kindlustatakse kas elukohariigis või tööandja asukohariigis. Antud juhul töötaja peab kindlustajariigi määramiseks ja tõendi A1 väljastamiseks pöörduma elukohajärgse pädeva asutuse poole. Nii et tuleb siin rõhutada, et kõikide nende kindlustajariigi määramise ja tõendi A1 väljastamise küsimustega ei tegele mitte Maksuametit, vaid pädevad sotsiaalkindlustusametid liikmesriikides. Ja meie Maksu- ja Tolliamet lihtsalt, kui esitatakse tõendi A1, mis on väljastatud välisriigist, siis me aktsepteerime, et Eestis sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksed selle töötaja töötasult maksta ei tule. Aga A1 tõendi olemasolu on väga tähtis, tõendamaks, et see töötaja on ikkagi sotsiaalselt kindlustatud ühes liikmesriigis ja sinna tuleb maksta tema sotsiaalkindlustusmaksed. Selle kohta on selline näide. 2 riigis töötamine. Näiteks 2 riigis töötamine on väga levinud näiteks meditsiinitöötajate, õppejõudude, artistide puhul, kes liiguvad oma töö tegemisel ühest riigist teise väga tihti. Näiteks Soome arst töötab Helsingi haiglas 4 päeva ja Tallinna haiglas 1 päev nädalas ja saab mõlemalt tööandjalt palka.
See tähendab seda, et sellel arstil on 2 tööandjat ja nad ei pruugi teada üksteise olemasolust. Et selleks, et maksta sotsiaalkindlustusmaksed selle töötaja eest ainult ühes riigis, tuleb sellel arstil taotleda oma pädevalt sotsiaalkindlustusasutuselt Soomes elukohajärgselt taotleda tõendi A1. Ja kui Soome pädev asutus, milleks on Eläketurvakeskus, väljastab töötaja taotlusel Soome A1, siis Tallinna Haigla ei pea Eestis sellelt tasult sotsiaalmaksu maksma selle Soome A1 tõendi alusel. Ikkagi sotsiaalkindlustusmaksed tasutakse antud juhul Soomes ka Eestis teenitud palgalt. Nii. Ja kui me räägime kolmandast riigist töötajate töötasude maksustamisest, kolmas riik on selline riik, kus ei kehti Euroopa Liidu õigus ja kellega ei ole Eestil sõlmitud sotsiaalkindlustuslepingut. See tähendab, et maksustamine toimub Eesti siseriiklike seaduste alusel. Ja Eesti sotsiaalmaksuseaduses on öeldud, et sotsiaalmaksuga maksustatakse mitteresidendile töö eest makstud tasu, kui töö toimub Eestis. Ehk kui mitteresident, välismaalane, tuleb tööle Eestisse, siis tema töötasult tuleb sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse maksta Eestis. Kui töö tegemise koht asub välisriigis, siis Eestis seda töötasu üldse ei maksustata ja ei deklareerita TSD maksudeklaratsioonil. Selline näide. Kolmandast riigis Eestisse tööle tulnud töötaja tasu maksustamine sotsiaalmaksuga ja töötuskindlustusmaksetega. Näiteks TTÜ maksab USA-st lektorile tasu Tallinnas loengu pidamise eest. See tähendab, et lektor tuleb füüsiliselt Tallinnasse ja peab siin koha peal loengu. Sellisel juhul maksustatakse tema töötasu sotsiaalmaksuga ja töötuskindlustusmaksetega ja deklareeritakse need maksud ja maksed TSD lisal 2. Ja siinjuures ma veel kord rõhutan, et oluline on ikkagi et oleks see töötasu deklareeritud Eesti isikukoodiga, kuna töötaja töötuskindlustusmakse lisal 2 deklareeritakse Eesti isikukoodiga ja siis meil on võimalus kontrollida, kas see töötasu on töötuskindlustusmaksega maksustatav või mitte. Kuna töötuskindlustusmaksega maksustatakse töötasu kuni töötaja vanaduspensioni eani. Kui ikkagi isikukoodi ei ole võimalik sellele töötajale taotleda, siis tuleb deklareerida niimoodi, et sünniaja järgi kontrollitakse, kas on ikkagi selle inimese töötasul kohustus kinni pidada töötuskindlustusmakse või mitte, kas ta on Eesti seaduse mõttes vanaduspensioniealine või mitte. Nii, et sellega on kõik. Tänan kuulamast.